plaan on sõita Mineral Pointi Greeni ehk Rohelise jõe kaldal. Tulin autoga 5,6 miili mööda sellist kruusaliiva teed, parkisin ära. Nüüd on sellised suured kaljud või kiivmürakad, mida nimetatakse plahvidest, siit peaks tee veidike nüüd ära keerama. Ükskord sattusin siin segadusse 3 aastat tagasi. Ahaa, see on vist see koht. Ja. Leidsin õige suuna üles. Tubli. See tee on küll olnud valdavalt allamäge, mis ei ole selles mõttes rõõmustav, et tagasi tee saab olema ülesmäge. Nii ta siis laskuks siit. Üks järsum koht ka, järsem koht eesti keelekaduga vilkuminega. Valdavalt on olnud selline mõnus, lihtsalt lased istud ja tõsed tagumikku üles ja lihtsalt kruisid mäest alla. Vaat vähemasti midagi takistuste moodi ka. Nendest saab kergesti mööda laveerida. Palun väga, nüüd siis selline lagetik. See on märk sellest, et Rohelise jõe kanjon ei ole enam kaugel. Viimased 100 meetrid enne kanjoni serva. Nõnda. Olen kohale jõudnud, nüüd pean minema väikeseid jalutusi tegema servani, ega siit tee pealt ei näe. Võidi sõita kuhu tahes Slickrocki otsa, aga kanjonini pead ikka seal veel jalutama veidike. Ei olnud rada, ma pidin ise tee leidma ja nüüd leidsingi. Õnneks on Endomondo kaasas, et selle järgi saan pärast tagasi minna. Oi, väga võimas. Oi, kui võimas. Green River, Roheline jõgi. Eelmine, kus ma käisin, ei olnud õige platvorm. Nüüd tuleb õige vaateplatvorm. Vaat see on õige. Vaat see on õige. On vahe küll. Päris tükk aega siin neid vaateid nauditud ja istutud. Väga ilus, super ilus. Aga nüüd tuleb kahjuks paraku edasi sõita. 12 miili sõidetud. Nüüd keeran Mineral Point Roadilt Hell Roaring Canyon Rim Roadile. HRR, Hell Roaring Rim. Müriseva põrgu kanjoni serva teele. Kohe muutus ka tee iseloom. Kohe tulid leedsid, kivid, kiviklibu, Slickrock, kõik mida jõudval pakkuda. Ja vähemasti sildid on väljas. Seni olen raja peal. On õkva mõnus tee siin üleval. Vasakule jääb Hell Roaring Canyon. See tee peaks sinna juurde saama ka. Praegu läheb serva mööda, väga mõnus. Ega liivakivist ei tohi nii julmalt üle lasta, siin võib olla järsku väga teravaid astanguid ja siis on hilja pidurdada.
siin heledas tagant alguses ei näe ka. Vahepeal on Slick Rocki tasasemad löödud ka, no suhteliselt tasased. Siis on liiv. Siiamaani on küll Hellroaring Rim väga lihtne rada. Pole pidanud kordagi ratta sellest maha tulema, see on näitaja. Ja ma pole pidanud isegi eest väikse peale vahetama. Ja siin oli näide ühest Slick Rocki löödest. Teravad astangud korgemale ja seal on liiv nagu ikka. Jälle vähene liivast sõit ja siis peaks nüüd just tulema paremale tõus. Bossist läbi. Vahepeal on vaat sellist Rocki staffi ka. Veel samm veidike Rocki staffi. Obla. Obla. Jõudsin üles kõrgendiku ja Karjamaale lehma jäljed. Nii. Nüüd lasku Hellroaring siit alla. Võtis tiipstaff. Siit läheb libedaks, ma kardan. Ja siis, kui libisema läheb, siis on käest ära asi. Järsemast paast on rahulikult alla. Nii nüüd saab edasi jälle sõita. Korne. Ta oleks sinna päris alla ja siis tuleb teiselt poolt üles. Nii et ma oleks saanud ka ülevalt sõita, aga hea küll, teeme ikka ametlikult selle raha läbi. Ja nii, vaatame, mis nüüd see minuti kala tuleb. Ei midagi hullu. Siin ka ei midagi hullu. Saab vaadet näitada vahepeal ka, jah. No siin on järgmine koht. Siin teeme väikese peatuse ja peame aru. Aga pikk on see laskumine. Okei. Ristumisi peale siit. Mis kõigustas? Vasakule. Väga. Nüüd siis tõuka teisest otsast välja. Seal all ühed inimesed telkisid. Loodan, et see on õige tee. Ei tahtnud neid segada, et küsida, et ega ma vilka ei pane. Nüüd sain sellest ropust mäest üles. Saab veidi siis kiiremalt sõitu teha. Tõenäoliselt rohkem enam nii palju ei tõuse ega ei lange. Nii palju õnne. Liivatee ja Mäkke ka.
siit on ikka veel veidi minna sinna suure tee peale. Esialgu olen suutnud läbi murda. Tule tõusu võtsin ka ära. Ikka otse. Ole tempo üleval ja reistan ka otse. Rõhkisin üles rasketest tõusudest ja tõepoolest rändates. Ja nüüd siit veel veidikene vast mingi miil või ja siis jõuan sellele teele, kus ma auto. Ja ongi viimane lõik Helve-Roaring Grimmi teest laskumine alla. Kogu selle ülesrügamise eest väike preemia ka. Loodan, et see on laskutav laskumine. Et ei ole nende kivid veel otsast turnimist. Aga siin muurima ka, kus see ikkagi läheb. Niivane ja see on kohtlik. Võid külili panna. Või veist ongi alt ära tõmbab. Olen suurel tee peal tagasi nüüd. Vasakul lehmade joogitsistörni ja joogiküna. Ja tehtud 21,6 miili, 3 tundi ja 52 minutit. Nähtud üks inimene ja sedagi nii, et tema mind ei näinud.